Korraks selja tugi. Oliver, tahad ka tulla punti või? Nüüd on see spirituaalne ring. Jah. No näed siis, minul on täna viimane päev, ma pean koju Eestisse minema ja sina teed mind nii kadedaks, et sina ei pea koju Eestisse minema. Et õnnelik inimene, kes saab oma elu ja toimetamist teha siin Palil. Sul on see müts on peas, kus on peal kirjas, millega sa siin teed, on ju. westlandpali.com, on ju. Ütle siis, mis sina arvad sellisest kliendist nagu mina? Tulen siia Palile, mitte midagi ei tea. Nõuan ainult kõiki asju, ülinõudlik. Ütleme, et pinge oli algus suur. Mõtlesime, et kas me suudame neid ootusi täita. Aga nüüd pigem põrgatangi selle sulle tagasi, et mis ootustega sa tulid ja kuidas oli? Ei, no mul tegelikult ei olnud väga mingeid ootusi arvestades, et kus kohas maailma punktis ja ma olen ka eelnevalt siin ikkagi nagu selles regioonis seigelnud ringi ja siin mõned aastad tagasi ja enam-vähem mul oli ettekujutus, et mis siin toimub, aga ma olin nagu selles suhtes pahviks löödud, et täitsa teine värk on, kui ma arvasin ja nüüd, kus me siin oleme Djangus on ju, mis on vist hästi puumiv praegu niisugune nagu ala. Eksport ja niisugune mega kogukond on siin. Et see oli täitsa nagu, ma pole niisugust asja näinud või ei osanud isegi oodata. Rääkimata sellest kohast, mida te meile pakkusite, kus me saime elada, nagu, see on niisugune asi, mida ega ma siin seletama ei saa hakata, seda tuleb ikkagi ise vaadata ja näha, aga jah, jube hästi on kõik. Et ei oleks uskunud, et selles regioonis võib midagi sellist üldse olemas olla. Aga näed, väga hästi läks selles suhtes. Kuidas, ma saan aru, et elad siin Amari villades juba mõnda aega, mõned nädalad juba ja nüüd lähed minema. Kuidas jäid siis selle kompleksiga rahule villa nii-öelda võimalustega ja naabritega? Ja kõik on nagu selles suhtes mina jäin väga rahule. Et ma arvasin kuidagi, et me seikleme võib-olla rohkem ringi, käime rannas, teeme midagi. Lõpuks osutus nagu villa ise nii mugavaks, et ei viitsinudki kuhugile minna. Siin on väike pass ja värgid, et kohe kui kuum hakkab, puhkud sinna põmm peas sisse ja jahutab maha. Ehituskvaliteet, kõik on nagu mega viimase peal, kõik igasugused tehnika asjad, mida on eluks vaja. Köök, ma ei tea, kas või pesumasin, internet, kõik asjad toimivad juba hästi. Ja et ütleme niimoodi, et ega ma paremini nagu ei oskaks ette kujutada, et üks inimene üldse puhata saab. Et mul tõmbas küll täitsa nagu selles suhtes, et ma ei teinudki tegelikult mitte midagi. Uni oli mega magus, et see on täitsa uskumatu. Nägin nii palju unesid, et nendest võiks raamatu kirjutada ja sügavad uned. Nii et selles suhtes nagu, väga lahe. Et mulle meeldib siin kõik see liikumine, saad krääbiga, mis on siis kas niisugune meie mõistes Bolt või sellega kas mobo tagaist võita või võtad tellid auto. Kõik see on nagu imelihtne ja kas või toidu tellimine või mingi muu asja tellimine. Et ütleme niimoodi, et seal on ikkagi, tüübid on nagu ikka mitu sammu ees meist. Et selles suhtes on väga-väga lahe. Ja sporti said ka teha sinna? Sporti sain teha, uskumatu. Padel, mis nüüd Eestis murrab ju nagu loovu inimesi. Padel on maailma kõige popim spordiala Eestis. Euroopas üldse vist tundub, et on. Mina ei teadnud, et Palil padelit mängitakse, aga ma ei tea, kas need... See on korralik buum, mis siin toimub. Ülipalju on neid padeliväljakuid ja kogu aeg on kõik täis ja kogu aeg tuleb ainult väljakuid juurde ja mõtleme, et nüüd on kõik rohkem ei mahu, aga ikka on täis. Ma arvan, et kui ma sain aru, et teil oli plaan, et mingi padelilaager ka korraldada, ma usun, tulijaid on kõvasti, et te peate mingi terve suure lennukida ja pukkima ja vaatama. Tuleb äkki mingi deal Turkishiga teha. Ma arvan küll, et tasub. Ja mis kõige pullime, ma ei ole niisuguses kliimas kunagi padelit mänginud, et eile just kui tegime, ikkagi tõmbas niimoodi soki
täiesti nagu välja, et see oli täitsa õudne. Et ma täna veel olen selline, aga ei, väga lahe on, et see ideaalsed tingimused ja see väljaku kate ja see, ma pole niisugust kunagi näinud, siuke pehme ja mõnus ja ei libisenud, nii et väga kõrgel tasemel padeliväljakud ja väga, noh, tõenäoliselt toimib siin see mingi äpp ka, et saad omal leiad endale. Ikka Playtomikus äpp. Ja just, et sa leiad omal mängukaaslasi, kui ei, aga noh, jällegi kirjutad sellel aadressil, siin on mehed kohe, kes tulevad väljakule. Nii, teie käest saab kõike. Küsida võib kõike. Proovime vastata päringutele. Just. Mida sa soovitaksid inimesele, kes pole kunagi paalil käinud, aga kaalub paalile tulla, et mida siin võimalik kogeda või nagu, mida... Ja võt hea küsimus. Kuidas ette valmistuda selleks? Jah, kuidas ette valmistuda, ma arvan, kirjutada teile ja uurida, et kus siin majutada saab ja mis tingimused selleks on. Et sellest võiks alustada, aga mina ausalt öeldes väga ei valmistunud ette, ma pean ütlema, et mul ei olnud nagu, viimasel ajal üldse väga halvasti valmistan ette ennast, kui ma kuhugile suunda reisin, et mul meeldib minna ja siis hakata koha peal vaatama, et kuidas kõik hakkab sujuma ja siis tavaliselt niisugune mingi nädala jooksul sa juba kuidagi elad sisse, on ju. Et noh, võimalusi on siin ju mega palju, et kui sa tahad olla vaikuses ja rahus ja venitada tuhara lihasõit kuskil ainult, et noh, siis ei ole mingit probleemi, et seda saab ka teha, et kuru on kuskil olemas ja see leitakse sulle kätte, aga kui sa tahad aktiivselt, nagu rääkisime, aktiivselt padelit mängida, ma ei tea, jõusaale on siin niimoodi, et üks ajab teist taga, üks on vingem kui teine, on ju. Kõiki niisuguseid asju, mida sa võib-olla ei oota selliselt kohalt, mille nimi on pali, et seda on nagu palju. Noh, mingid shoppingu hulludele on siin võimalusi niimoodi, et ma ei tea, no pead ikkagi konteineri tellima, kui siit koju hakkad minema. Olen kuulnud, et nii mõnigi Eesti ettevõtja on seda teinud. On jah. No ma ei imesta sellepärast, et asjad on nagu ilusad ja teistsugused ja no täiesti... Kuidas see hinnatase on praegu, kui mina ei ole ammu Eestis käinud, et no meil olen kuulnud, et hinnad on kõrged. Eesti on ikkagi rikkamate riikide hulgas Euroopas, et siin on ikkagi päris teistmoodi, et siin saab täitsa inimväärselt elada ka vähema raha eest, et mulle väga nagu sobib, et noh, ma ei oska nagu täpselt võib-olla tuua näiteid, et noh, mis on kellele kui palju, et siin on ju ka hästi palju erinevaid inimesi, on ju, et kes mida ja kuidas tarbib, aga ütleme niimoodi, et keskmisele nagu turistile või suvitajale või no mis iganes, äkki tahad talvitujal, on ju, et tuleb pooleks aastaks siia näiteks, kui meil Kole ja Lörtsin, et tegelikult ütleme niimoodi, et kui see elektriarve asemel saad terve sama raha eest saad siin nagu kogu tšabängi, nagu, et ei ole mingit probleemi, et sõidad, sööd, jood ja palvetad ja armastad veel peale kaupa, kui tahad, et pole probleemi. Et selles suhtes on ka palju väga hea. Ja ongi, siin on ju samamoodi turiste on erinevad, on ju, et palju surfareid, kellel võib-olla see budget on miinimumi viidud, on, et tema asi ta hommikul läheb ja õhtul tuleb merest välja, natuke sööb ka võib-olla vahepeal. Aga siis sa saad seda nagu ülemist otsa ka täiega, kui sa tahad, et lihtsalt otsi need kohad üles ja probleemi ei ole. Et väga ilusaid kohti, et noh, ma arvan, et mina võib-olla isegi ei ole kõige parem niisugune nii-öelda giid, et ma ju siin nagu käisin ka mõned kohad läbi, aga teil ongi... Vaatasid seda, meil seal Guestbookis oli rida igast erinevaid restorane ja kohti, kuhu minna. No nendest me umbes pooled käisime, proovisime ära, olid väga head, pluss, et siis avastasime nagu ise juurde täiesti nagu lambist, et lihtsalt sõidad, vaatad kuskil äge koht. Alguses ma ei saanud üldse aru, et kuidas siin need tänavad ja värgid ja see suunataju oli kuidagi täiesti sassis nagu Aasias ikka, aga siis oligi see, et tegid pildi, plõks, pärast otsisid kaardi pealt üles, kus selline asub ja oli väge. Et mina absoluutselt olen kindel selles, et esimesel võimalusel, kui mul avaneb selline nagu pikem puhkus, aeg pikemaks puhkuseks, kinda peale tagasi, et mulle väga-väga meeldis ja ma ei tahaks praegu üldse kuhugile minema hakata, aga no siin on mingi 2 tundi aega lennukini, nii et tuleb vaim valmis panna selleks.
millal siis Smilersi kontserdi siin teeme? Bändikaaslased ka siia tooma ja meil on väga suur eestlaste kogukond siin, rohkem kui 100 inimest elab siin kindlasti. Ja no aga see on väga hea, me nüüd sügisel lähme Marbeiasse, et sealt võib-olla kohe otsa, siis lendame Malagast Palile, et ei ole ka probleemi. Piletiinfo siis varsti tuleb. Et kui juba tuuril oleme, et siis tasub see kohe ühe korra. Smilersi maailmaturnee. See Marbella, Pali, Django, kõik. Ei, aga äge, jah. Siin muide on, ma vaatasin ka ikka mööda minnes nii siin kui seal ikka päris palju bände mängib, live-bände ka kõrtsudes õhtuti, et nii siin kui mujal, kus me ringi käisime, et see on lahe. Aga tänud sulle. Oli vägev sulle padelis esimene kord pähe teha, teine kord see ise pähe. Aga jah, nii et peamegi 3. matši veel tegema. Jah, järgmine kord, kui tulen, siis luban, et valmistan ennast paremini ette, olen paremas füüsilises vormis ja siis vaatame. Aga aitäh sulle ja kogu teie kambale ka, sest tõesti ainult ülivõrdes räägin, et kõik on väga-väga äge.